täna on pühapäev, lõuna on jälle juba käes, nii et magada on ikka vahel tore. Kuigi üldiselt magamine on ikka ilge raiskamine. Täna jätkame ilmselt selle autorataste projektiga, nii et ma pean selle oma töötoa korda tegema ja proovima natuke nende flantsidega midagi ette võtta. Aga no, vaatame, pühapäev, tore päev, pühapäev on tore päev, nii et vaatame, kuidas see pühapäev välja tuleb. Ühesõnaga, eile ostsin palli. Meil on siin Vasalemmas korvpalliväljak. Saab korvpalli mängida. Läheme Katiga nüüd korvpalli mängima. Läheme Berta kaasa. Bertaga jalutama tegelikult siis. Võtan palli, niuke palli. Okei, lähme vaatame. Vasalemma Nokamütsi klubi läheb nüüd korvpalli mängima. Jah. See ei pea täna nõust pesema ja teine peseb kõik ära. Kaotaja või? Kaotaja peseb kõik nõud ära. Aga mis mängu me mängime? Ma ei tea, kas näe. 5 miinust? Ma ei tea, mees. Oskad sa üldse mängida? Aga miks sa siis niisuguseid diile teed? Ma arvan, Sa ikka võidad? Ma olen kindlad. Sa on kindlad, need on rattasid ju kindlad. Korvpallis need ei ole eeliseks. Eelis on see, kui sul kindaid ei ole. Sa võid kindad ära võtta alati. No teeme siis nii. 5 miinust. 5 miinus on see, et peab järgi viskama nagu. No sul on seal platsi peal seletas. Katile reeglid ära. Nii et Kati on valmis kaotama. Kui vajadus on. Kuidas seadus? See suuga teeb suure linna. Jah, vaatame seda asja. Vaatame. Ühesõnaga teeme 3 mängu ja 2 võitja siis saab tähendab, kes kaotab, see saab au end nõusi pesta. Oled valmis kaotama või? Oled valmis nõust pesema või? Esimene game sai läbi või esimene mäng ja napikas tuli, võit tuli. Mul tuli võit, Kati 4-5. Kati läks ette 4-2. Aga lõpuks ma suutsin ikkagi nagu au päästa. Jätkame. Sain pähe. Ma ei pidanud nõust pesema. Ebaõnn oli. Üks päev kogu elus, kui ma ei pea nõust pesema. Aitäh. Vaatame seda asja kodus veel. Ma mõtlen, et ma peaks nüüd vaaritama, ma teeks ahjupraadi. Ahjupraadi. No, et tükist hästi rasvast. Rasvast või? See läks kõvasti kainast. Sain pähe, no kurat küll. Ma kohvi tassin, ma pesin Sain pähe. 2-1 sain pähe.
see oli ebaõnn lihtsalt. Me oleme 10 aastat palli kätte võtnud ja ühtegi no üldse ei teinud. Paar kolmest päästis mind, aga no sellest oli ilmselgelt vähe. Järgmine kord ma võidan. Ühesõnaga korvpallimatš nõudepesu peale lõppes minu kaotusega ja Kati võitis. Kati peab nüüd, no tähendab, sassi läks. Mina pean nõusi pesema. No hea küll, mis seal ikka, peseme nõusi. Aus mäng. Aga Kati hakkas vahepeal kaela saama ja siis ta tegi kiiresti ühe diili. Ta ütles vahepeal, et see, kes nõusi peseb, muidugi see, kes siis võidab, see peab süüa tegema. Talle hakkas tunduma, et ma võidan vahepeal. Siis ta kiiresti kalkuleeris ja ma nägin ta peas, mõtted käisid niimoodi. Kurat küll, ma saan kaela. See tähendab, et tegelikult ta võitis. No ega ma sellepärast kaotasingi, et ma ei viitsi seda süüa teha. Nõusi on palju lihtsam pesta kui süüa teha. Söök on kõik tehtud eile juba, see söök valmis tehtud. Okei, no hea küll. Ühesõnaga väga tore oli kossu mängida. Täna vist ei jõuagi nende kuradi ratastega tegeleda. Mõtlesime hoopis, et lähme teeme jalgratastega väikse tiiru, et võib-olla õhtu jõuab nendega ka tegeleda ratastega, et siis autoratastega, nende vlantsidega. Et praegu tundub, et peab minema jalgratta. Võtame jalgrattad välja. Strava. Nüüd läheb Strava peal. Ilma äpita ei saa sõita rattaga. Peab äppi ka panema, siis saab, muidu see pole mingi sõit, kui äppi tööta. Ma panen ka äppi tööle. Okay. Aga tegelikult eelmine aasta ma jooksin maratoni tänu sellele ühele äpile, Nike äpile. Sest seal oli mingi treeningkava niuke, sai panna sealt äpist. Ja sellega oli hästi lihtne. Äpp nägi ette, et täna on trennipäev ja mingit vastuvaidlemist ei olnud. Nii et väga äge oli. Kui pikk see periood oli, kus tegid? Mingi 4 kuud vist. 4 kuud tegin nagu äpi järgi trenni. Täiesti äge oli. Ja Katiga koos algustasime ja siis Kati mingi juba esimesel või teisel nädalal ütles, et aitab küll, mina ei viitsi rohkem. Ja selle äpiga oligi see, et põhimõtteliselt ilusti sai trenni teha selle äpiga. Seal olid kiired lõigud ja pikad jooksuid ja kõik olid seal sees. Et täitsa tore äpp oli. Võt, nii et ma panen ka äpi tööle. See on Nastik. Teeme Laitse ringi. Läheme Laitsesse poodi ka. See on mingi 22 ring. Vot, okei, lähme.
Päris raske. Hull tuul on vastu. Mäletan, et seda emaga sõin esimest korda, seda jäätist. Siis see oli niisuguse 90-ndad, see oli vist esimene mingi välismaa jäätist, kui tuli. Oli ju? Soome värk on. Soome jäätis. Ja siis ma mäletan, et emaga ostsime seda. Täna on emadepäev. Ema mälestuseks. Jätkame sõitu kodu poole, nüüd juba kodu poole. Ennem olime Laitse poole ja nüüd kodu poole. Saime kohvi ja juua. Kohvi lõpuks saime, piima ei saanud. Sest unustasin piima ära praegu. Paneme värskat kohvi peale. Aine? Jah. Palju me sõitsime? 21,8 kilomeetrit, tund 19 minutit. No kiirus ei olnud küll suurem asi, aga no enam-vähem 16 kilomeetrit tunnis. Täna on korralik spordipäev olnud. Kõigepealt see korvpallimäng, see saatuslik korvpallimäng. Ja siis veel rattaga 22 kilomeetrit. Ja nii väsimus tuli peale, ratastega ei jõudnudki tegeleda, autoratastega. Et eks siis tegeleb mingi muu päev, homme äkki. Homme hommiku. Ma arvan, et ma viin treiali juurde need flantsid, kes treib ära, ma ei hakka seda meie enda treipinki käima panema. Meil on muidu treipink siin, et saaks treida neid. Muidugi endal oleks selle huvitav tegevus, mingi tegevus. Aga no nüüd mul on tegevus siin. Ma pean nõusi pasama. Üldiselt ma ei tea, kauaks me selle diili tegime, et kaua ma neid nõusid pesen. Et siis täna pesen
vaatan, no eks ma pesen neid muidu ka tegelikult ilma selle korvpallimänguta. Aga tänane päev on läbi ja ilusat und kõigile. Homme on uus nädal, esmaspäev. Vaatame, jätkame samas vaimus. Homme peab tööle minema ja mul on seal mingi töö ilmselt. Homme on mõned autod vaja kleepida. Ja siis eks siis paistab jälle, mis sellest saab. Siuke lugu. Head tööd!